Tere, ilusat päeva ja järgmine teema. Suurte kohtvõrkudega seotud probleemid. Pealkiri on selline küll natukene kompromiteeriv, et suured kohtvõrgud, mis nad siis on ja kas väikeste kohtvõrkudega siis ei ole probleeme ja nii edasi, aga vaatame natuke seda teemat. See ei ole pikk teema ja suur kohtvõrk viitab võrgule, mis ühendab suurt arvu seadmeid piiratud geograafilises keskkonnas, näiteks ettevõtte hoones, tehases või ülikooli linnakus. Suure kohtvõrgu määratlemisel võetakse arvesse järgmisi tegureid. Esiteks, seadmete arv. Suure kohtvõrgu alla kuuluvad tavaliselt sajad või tuhanded seadmed, sealhulgas arvutid, printerid, serverid, ja nii edasi. Kasutajate arv. Suure võrguna on suur hulk kasutajaid, mis võib ulatada isegi sadadesse tuhandeteni. Võrgusegmendid, subnetid. Suur kohtvõrk on sageli jagatud mitmeks segmendiks ja alamvõrguks, sellest me eelmises osas rääkisime. Ja tihti on ka suured kohtvõrgud võivad hõlmata mitut hoonet või osakonda üle suure territooriumi. Ma mõtlen suuri tehaseid, autotööstus ja nii edasi. Ja nende suurte kohtvõrkude võrgud võivad olla keerulised ja nende haldamine nõuab hoolikat planeerimish-haldusmeetodeid. Segmendihaldus on eriti oluline VLAN-ide puhul, kus võrgu segmenteerimine aitab suurendada turvalist jõudlust. Siin vaatame korraks natukene segmendihaldust, mis teeb VLAN-ide haldamine suures võrgus väga keeruliseks. Et meil on vajalik täpne konfiguratsioon, pidev järelevalve, kiire reageerimis muudatustele ja suure võrguga kaasnevad mitmed väljakutsed, sealhulgas konfiguratsiooni keerukus, vigade oht ja halduskulud. Konfiguratsiooni keerukus. Suurtes võrkudes on palju alamvõrke, seadmeid ja ühendusi, mis muudavad konfiguratsiooni keerukaks ja ajamahukaks. Näide. Ettevõttes, kus on sadu lülitid ja switche ja tuhandeid porte, võib VLAN-ide konfiguratsiooni haldamine nõuda palju aega ja ressurssi. Vigade oht. VLAN-ide vale konfiguratsioon võib põhjustada turvariske, jõudlusprobleeme ja võrguliikluse häireid. Näide. Valed viide määramine unustatud konfiguratsioon võib põhjustada andmelekkeid või võrguliikluse suunamise probleeme. Halduskulud. VLAN-ide haldamine nõuab pidevat järelevalvet auditit, mis võib suurendada halduskulusid. Regulaarne konfiguratsiooni kontrollimine ja uuendamine nõuab kvalifitseeritud personali ja ajakulu. Ja siin on üks niisugune tore pilt, kus on näha, kuidas on erinevad piirkonnad, erinevad VLAN-id, mismoodi on üritatud ühe ettevõtte haldusstruktuur IT-põhiselt paika panna. Siin on üks näide, mida te saate ka sealt õppematerjalist vaadata ja siin on ilusti välja toodud see klassikaline turundus, IT, finants ja kuidas on IP-vahemik paika pandud, kuidas on VLAN-id konfigureeritud, millised LAN-id milliste portide peale ja selle juures on ülivajalik regulaarne auditiprotsess. Iga kvartali järel teostatakse audit, et kontrollida konfiguratsiooni ja turvalisust. Audit hõlmab konfiguratsiooni failide kontrollimist, seadmete ühenduste ülevaatamist ja turvavigade tuvastamist. Ja kindlasti peaks ka sellistes võrkudes kasutama automatiseerimist.
võrgu haldustarkvara, mis toetab automaatsete VLAN-ide konfigureerimist ja kindlasti seiret. Ja suurtes kohtvõrkudes on oluline VLAN-ide tõhusaks haldamiseks ja turvalisuse tagamiseks. VLAN-ide haldamine võib olla keeruline, kuid täpset dokumentatsiooni ja regulaarseid auditeid kasutades saab tagada sellise võrgu tõrgeteta toimimise ja turvalisuse. Parimad praktikud hõlmavad täpset dokumentatsiooni, regulaarseid auditeid ja võimalusel haldusprotsesside automatiseerimist. Näited VLAN-ide haldamises suures võrgus on illustreerivaid, kuid täpne dokumentatsioon ja auditiprotsessid aitavad tuvastada ning parandada võimalikke turvalisuse probleeme. Jõudlus. VLAN-ide jaotamine suures võrgus on ülitähtis just selle turvalisuse jõudluse poole pealt ka. Samas võivad VLAN-ide sisene marsruutimine ja suure võrgu segmentatsioon tekitada täiendavat koormust marsruuteritele, kommutaatoritele. Allpool on väike ülevaade, kuidas siis jõudluse teema saaks lahendada. VLAN-id aitavad küll optimeerida liiklust ja vähendada ülekoormust, aga VLAN-ide abil saab võrguadministraatorid paremini hallata ja kontrollida liiklust, suunata seda ja tagada, et liiklus kulgeb ainult vajalike sihtkohtadeni. Selleks on vaja liiklust piirata, liikluse levikut, võimaldada liiklust liikuda ainult määratud VLAN-i sees, vähendades nii kogu võrgu koormust, eriti kui tegemist on siin tootmisprotsessiga. Ja ülekoormuse vähendamine, kuna VLAN-id võimaldavad liikluse segmentatsiooni, mis vähendab kommutaatorite ja ruuterite ülekoormust. Koormus marsruuteritel ja kommutaatoritele. VLAN-i sisene marsruutimine võib tekitada täiendavat koormust, nagu ennem sai mainitud. Ja siin on siis võimalus see, et marsruuterid ja L3 kommutaatorid peavad suutma kiiresti ja tõhusalt suunata liiklust erinevate VLAN-ide vahel, säilitades samal ajal võrgu jõudluse ja usaldusväärsuse. Marsruutimise koormuse paremaks muutmiseks tuleks kasutada L3 marsruuterid, kommutaatorid peavad töötlema suurtes võrkudes palju liiklust, mis võib tekitada täiendavat koormust ja vähendada jõudlust. Ja optimeerimismeetodid. VLAN-ide marsruutimise optimeerimiseks kasutada mitmeid meetodeid, seal hulgas liikluse prioritiseerimist, koondamist ja jõudluse jälgimist. Ja siin on väike näide ka, kuidas seda teha. Liikluse piiramine toimuks siis näiteks turundusosakonna seadmete liiklus on piiratud ainult VLAN 10 sees, et vähendada kommutaatorite ja ruuterite ülekoormust. Jõudluse parandamine liiklus IT-osakonna ja finantsosakonna vahel suunatakse vastavalt vajadusele läbi L3 kommutaatori või marsruuteri, mis tagab kiire ning tõhusa suunamine. Marsruutimise koormuse halduse näide kasutades QoS poliitikaid määratakse kriitiline liiklus, näiteks finantsandmed kõrgema prioriteediga, tagades, et see liiklus saab vajalikud ressursid ja prioriteedid. Koondamine, kasutades kommutaatorite ja ruuterite koondamist, saab vähendada üksikute seadmete koormust ning parandada üldist võrgu jõudlust. Jõudluse jälgimine, regulaarne jõudluse analüüs ja jälgimine annab tuvastada võimalikke kitsaskohti ja optimeerida võrguressursse. Nii et sellega administratiivne personal peab kindlasti tegelema. Nii et see oleks nüüd lühidalt suurte VLAN-ide kohta kõik. Selleks korraks tänan tähelepanu eest ja tuletan meelde. Tutvuge õppe
materjaliga.